Me sünnime, me elame endaga iga päev koos ja siis me sureme ära. Vot selline lühike lugu. Ja selle lühikese loo sees justkui maailm tuleb ja läheb ja tuleb ja läheb ja sina elad endaga iga päev koos ja koged seda kõike, mis justkui tuleb, elab, areneb, sureb, hääbub ja lahkub. Sina sünnid, elad endaga iga päev koos ja siis sa sured ära. Kuidas endaga elada iga päev koos? Ja kas enda juures saab ka minema jalutada? Kas ennast saab ka ära kaotada? Kas ennast saab ka ära unustada? Kas iseennast saab ka eitada ja maha salata ja teha olematuks? Jah, see kõik on võimalik. See kõik on absoluutselt võimalik. Ja see ongi see kogemus. Sa tuled, elad endaga iga päev koos ja jalutad iseendast iga hommik minema. Iga õhtu saabudes, kui sa suundud oma unenägudesse, siis sa justkui jälle taaskord elad endaga iga päev koos ja igal hommikul teed silmad lahti ja vaatad, kuidas võiks seda maailma päästa, kanda, aidata. Kuidas on sul suhe? Suhe selle iseendaga, kellega sa iga päev koos elad. Ainukene suhe, mis sul saab siin maailmas üldse päriselt olla, ainukene lähisuhe ongi sul iseendaga. Kõik ülejäänud, absoluutselt ülejäänud on sul kõrval alasuhted. Ja siis, kui sa oled jõudnud teatud vanusesse, teatud punkti, tekib sinu sisse selline tunne, mida pekki, kas see ongi nagu kõik või midagi enamat peab siin olemas olema või läheks õige ennast otsima sinna kuskile mägedesse või sinna kõrbesse. Et kui sa oled 40 aastat endast minema jalutanud, kas võiks vaja minna 40 aastat, et iseendani tagasi jalutada? Ei, see kõik toimub praegu nüüd ja sama sellel sekundil, kui sa võtad teadlikkuse, et mina elan endaga iga päev koos. Mina elan endaga iga päev koos ja nii on. Ja nii ongi. Kui sa lähed ja otsid seda miskit endast väljaspoolt, no näiteks, kus on naer, ma lähen otsin kuskilt midagi naljakat, videosid lähen vaatama, need on naljakad, ma hakkan naerma ja ma tunnen ennast hästi. Miks ma otsin seda naljakat iseendast väljaspool, kui mina elan iseendaga iga päev koos ja see võiks juba olla päris naljakas ju, on ju? Ehk siis, kui meie sees on kõik kõrgemas absoluudis olemas, siis see nali ja see naer ja see huumor on ka sinus olemas. Aga kui sa seda ei kasuta, siis sa tead, et miski on naljakas ja sa lähed otsid seda kuskilt nagu väljaspoolt. Sa lähed teiste inimeste maailma otsima teiste inimeste nalja ja naeru. Aga kui sa elad endaga iga päev koos, siis kus on sinu naer? Kui sa ei teaks naerust ja naljast ja huumorist mitte midagi, siis sa ei teaks sõna naligi. Ehk siis, kus on sinu naer sinu sees? Ja kui sul tekib küsimus, pole ammu naernud või siin ei ole enam midagi naljakat, see elu on nagu niivõrd karm ja tülgastav,
siis sina absoluudina, kellel on kõik olemas, sul on nagu üks suur hiigelsuur nali ja see naer on sul selle lao kõige tagumises otsas, kõige sügavama kasti sees. Aga fakt, et ta on olemas. Aga fakt, et ta on olemas, kuid kasutamata, kasutusele võtmata. Ja siis sa lähed ja vaatad inimesi, kes kasutavad naeru. Ja siis on sul ka naljakas. Kus on sinu rõõm? Kas sulle meeldib vaadata rõõmsaid säravaid inimesi ja siis saada ka natukene sära enda peale, sest et nende sära paneb justkui sind ka natukene särama. Aga sul on ka ladu. Mine võta oma sära sealt riiulist, keera endale justkui pirn sisse ja hakka särama. Miks sa ei kasuta? Sa elad endaga iga päev koos ja sa ei kasuta oma enese sära. Sest sa ei usu seda, et ta on olemas või? Meil on kõik, kõigil on kõik olemas. Lihtsalt mõned inimesed kasutavad oma enesega elamist ja mõned inimesed ei kasuta oma enesega elamist. Kus on sinu mäng? Kus on sinu loomingu mäng? Kas sulle meeldib vaadata inimesi, kes on loominguliselt, mänguliselt loovad ja nad loovad? Ja sa vaatad neile peale ja silm puhkab. Kus on sinu mäng? Kus on sinu loome? Mängida. Kui sina elad endaga iga päev koos, siis iga päev sa võid minna oma enese lattu ja võtta sealt kõik kasutusele, mida sina soovid antud päevas korda saata. See ladu on puupüsti sinu kõiksust, sinu kõiksuse kõrgemat potentsiaali täis. Aga sulle meeldib ikkagi minna vaadata teisi, kuidas teistel õnnestub, kuidas neil välja tuleb, kuidas nad säravad, kuidas nad teevad, kuidas nad arenevad, kasvavad, kuidas nad kogevad. Tegelikult nad elavad endaga lihtsalt koos. Iga päev. Ja nad ei käi teiste ladudes teisi asju. Kas just varastamas, aga teiste ladude säras enda lao lukusseisu leevendamas. Miks sa oled pannud iseennast kinni, iseennast lukku, iseendast välja jalutanud, kaugele jalutanud, maha matnud, ära unustanud? Sina eladki iseendaga iga päev koos ja see lähisuhe iseendaga ongi see päris, mida sa päriselt tulid siia maailma tegema. Olla oma enese lava peal, oma enese rollis, peaosatäitja rollis ja kasutada oma kõiksuse potentsiaali hoomamatumaid tagavarasid. Mida kõik need kehastused, mida sa juba oled läbi kogenud, on sulle kinkinud. See on nii võimas tunne. Elada endaga iga päev koos. Naeratada iseendale oma enese kaameras. Ja rääkida seda, et tead, kallis, kui hea mul on sinuga koos elada. Ja meil on veel nii palju teha. Sest ma alles nüüd kasutan lattu minnes mitte enam taskulampi, vaid panin kogu lao valgustuse põlema. Ja ma iga päev leian, iga päev on nii huvitav, et sellel laol pole justkui otsaga äärt ja ma saan teada, kui sügav
kui sügav suhe võib olla inimesel iseendaga, mil muutub maailm justkui huvitavamaks ja huvitavamaks ja mis kõik on veel võimalik. Nii ka sinul. Sina elad iseendaga iga päev koos ja kõik see, mida sa arvad, et sinu maailmas pole olemas, on see, mida sina oma laost veel kasutusele pole võtnud. Ja eeldada ja oodata, et maailm tuleb ja armastab ja vaatab mind ilusaks, et sa otsid väljast poolt miskit, mis on sinu sees üleni olemas. See tähendab seda, et sa oled üleni selle maha eitanud ja nüüd see suur igatsus on see peal, et palun tule, hoia, paita, armasta mind ja vaata mind ilusaks. Siis ma võib-olla saan olla natukene olemas. Kallis inimene, sina oled ainukene, kes on sul iga päev olemas. Sa sünnid, elad endaga iga päev koos ja siis sa sured ära.